Järgnevalt esineb meile külaline Saksamaalt. Teemaks on elanikkonnakaitse väljakutsed, Saksa kogemus ja oleme kutsunud esinema doktor André Valteri. Tema on siis Saksamaa tsiviilkaitse ja kriisiabi föderaalbüroo asejuht. Pööran tähelepanu sellele, et ettekanne toimub inglise keeles ja koha peal on võimalik siis kasutada ka tõlkeaparaate. Esimene kanal on siis ingliskeelne, teine kanal on venekeelne ja kolmas kanal on eestikeelne. Ettekande lõpus meil väga palju küsimuste esitamiseks kahjuks aega ei jää, maksimum üks küsimus ja palun seda inglise keeles. Aga hiljem saab siis võib-olla täpsustusi teha, et kellel on küsimusi või siis hiljem saata küsimusi järgi. Aga annan nüüd järgnevalt sõna üle meie esinejale. Please, Dr. Walter. Thank you very much. Tere hommikut, kallid daamid ja härrad, olen André Valter, olen Saksamaa tsiviilkaitse ja kriisiabi föderaalbüroo esindaja. Mul on väga hea meel esineda teie ees ja rääkida informeerimisest, teavitamisest ja ka koostööst kriiside ajal. Ja ma kõigepealt tahaksin rääkida teile võimalusest liituda teiega ja edastada oma presidendi tervitused ehk Christopher Ungari tervitused ja ka meie siseministeeriumi kriisijuhtimise direktoraadi peadirektori Hammeri tervitused. See on meie graafik, mis räägib riskide ja kriiside juhtimisest. Hädaolukord või intsident on kas kiireloomuline või aeglaselt tekkiv, vajab kiiret reageerimist ja see mõju, mida ta avaldab erinevatele keskkonnas olevatele esemetele ja probleemidele peavad olema likvideeritud. See, mis puudutab ohtu, me võime loomulikult kontrollida ohtude nimekirjast olemasolevad ohud, mis meil on olemas ja neid käsitletakse ka ettevalmistamisel, adapteerimisel ja just kriisideks ettevalmistamisel. Riskide juhtimine vaatleb järgmisi samme konkreetselt. See on riski identifitseerimine, siin ehk riski tuvastamine. Siin te võite näete ja siin on olemas vastav kirjeldus, riskikirjeldus ja ohukirjeldus. Küsimus on selles, et mida me peaksime eeldama ja ootama sellest olukorrast. Ja riskianalüüs on see järgmine samm, mis peab toimuma erinevate asjatundjate, ekspertide kaasamisel ja tuleb selgitada üldine pilt, mis on tekkinud selles ohtlikus olukorras. Tuleb ka loomulikult tagada koordineeritud lähenemine, kui selline situatsioon reaalselt juhtub ja ka loomulikult koostada vastav tegevusplaan kriisiolukorraks ja tuleb vastata selles plaanis küsimusele, mis võib juhtuda ja millised efekte või milliseid tulemusi see plaan annab. Edasi, riski hindamine. Siin võib kasutada erinevaid potentsiaale ja vahendeid, mis on olemas ohu ennetamiseks ja ka teavitamiseks tuleks analüüsida ja hinnata, kui hästi me oleme ette valmistunud ja kuidas me saaksime seda olukorda lahendada. Eksperdid loovad plaane elanikkonna kaitse valdkonnas just riskide hindamise alusel ja loomulikult selle jaoks tehakse prioriteedid, vaadatakse
järjekorras tehtavad sammud analüüsitakse ja optimeeritakse erinevaid samme, et kuidas me saaksime olukorda lahendada selliselt, et see toimuks maksimaalselt efektiivselt. Ja ka loomulikult informeerimine ja teavitamine on eriolukorras või sellel on ülimalt tähtis roll, kui me räägime elanikkonna kaitsest ja riskidest, mis on suunatud just elanikkonnale. Ja loomulikult välisrünnakud ja elanikkonna kaitse on meie Saksamaa föderaalmaade ja regioonide esmatähtis eesmärk. Riigi valmidus peab olema tagatud kõikide meie vahenditega, see puudutab nii tsiviil kui ka sõjalist kaitse, erinevate komponentide kaitse, millel on ülim tähtsus ja mis on suunatud üldise meie ühise eesmärgi saavutamisele. Ja meie riigi elujõulisuse ja valmiduse kaitsmine. Saksa parlament on andnud meie valitsusele ülesande ette valmistada võimalike kriiside reguleerimise aruande ja valitsus on otsustanud luua tsiviilkaitse kaasaegse kontseptsiooni, mille eesmärk on tagada mitte sõjaliste vahendite parendamine ja arendamine, võttes arvesse kriisivõimaluse olukorrad. Ja see on meie kontseptsioon, mida võidakse käsitleda sellise julgeolekupoliitika dokumendina seal hulgas. Ja koos need mõlemad kontseptsioonid peavad looma üldise või sellise totaalse riigikaitse. Ja kodanikukaitse kontseptsioon on dokument, milles on palju erinevaid valdkondi ja teemasid ja millega on seotud erinevaid muid dokumente, mis võimaldavad tagada komplekssüsteemi riigikaitseks ja osa nendest dokumentidest on juba loodud, osa on loomisetapil ja mõned veel alles tuleb luua tulevikus. Ja see räägib lihtsalt nende teemade suurest mahust, mida me hetkel käsitleme. Ja need on strateegiad, hädaolukordade puhul ja loomulikult tuleb meeles pidada ka informeeritusest ja kommunikatsioonist elanikkonnaga nendes olukordades. Ja siin on väike info, mis on võetud pressist ja press räägib meist kui sellisest hamstrist, kes püüab talveks toitu varuda. Milline oli lähteolukord? Elanikkonnakaitse teema ei olnud aktuaalne peale külmas sõda ja Saksamaal ei olnud nagu mõtteid ja probleeme, ei mõeldud üleüldse tsiviilkaitse arengust, kuid teiselt poolt valitsus oli eraldanud suhteliselt palju finantse riigi kaitseks üldiselt ja siin on põhiosalt meetmed, mida kasutatakse rahu ajal nagu loodusõnnetuste puhul. Neid küll käsitleti ja see kontseptsioon ka kajastas kriisid
kriisiolukordade lahendamisest tsiviilkaitse seisukohast, kuid nendes kontseptsioonides ei pööratud suurt tähelepanu kommunikeerimisele ja informeerimisele ja just riskide osas. Ja meie oleme loonud kriisiolukordadeks või hädaolukordadeks ette valmiduse sellise ohje või sellise raamatu. Siin ma seda praegu ka näitan, et see oli välja antud juba kuskil 10 aastat tagasi, kuid siiski ei ole veel aru saama selle õppeaine osas. Näiteks 14. aastal läbi viidud uuringud on näidanud, et 12% Saksa elanikest teab selle ohje olemasolust, kuid selle lisaks võimud said aru, et selline kommunikeerimine ja informeerimine ei tööta ja siin tuleks märkida, et terrorismi ohu hirm 15. ja 16. aasta aktsioonide järel on süvendanud seda olukorda või on rohkem hakatud mõtlema elanikkonna kaitsest ja kirjutama ka erinevates massmeediaallikates. Küsimus on selles, et suvel, kui oli see raamat välja antud, oli suhteliselt madal huvi selle raamatu vastu ja see viis selleni, et me hakkasime mõtlema, et valitsus nagu on ette valmistamas teatud terrorirünnakuteks, kuid peab neid saladuses. Siin on ka teine põhjus. Meil Saksamaal on ülimalt hea päästesüsteem, tuletõrjesüsteem, tehnilise kaitse ja abisüsteemi ja seetõttu inimesed on arvamusel, et nad on suhteliselt hästi kaitstud kodumaal oma igapäevastes toimingutes ja sellises tavapärastes kriisiolukordades ja suhteliselt väikese hädaolukordade hulga juures kadus huvi selliste tõsiste olukordadeks valmisolekuks ja oli loomulikult ka positiivseid massmeediaga seotud juhtumeid, kui meie tegevust kajastati tõesti positiivses rakursis. Loomulikult me saime väga kõrge populaarsuse ja huvi ja erinevates ajalehtedes ja oli alustatud suhteliselt laialdane arutelu. Tuleb meeles pidada, et kommunikatsioon toimib igal juhul, kas meiega või ilma meieta, kuid halvad kogemused tavaliselt on liitunud või on seotud sellega, et kommunikatsiooni kontseptsioon on halvasti korraldatud erinevate asutuste vahel. Me peame rohkem kontrollima, mitte uurida meile mitte kuuluvaid valdkondi, kuidas ühendada kõiki asutusi selle jaoks, et kogu info oleks edastatud ühtemoodi kõikidele osapooltele ja oleks ühtemoodi aru saadud, et kriisiolukorras see kommunikeerimine oleks adekvaatne. Põhiline eesmärk just elanikkonna ettevalmistumiseks kriisideks
me peame meil peab olema küps ja hästi arenenud elanikkond, kes teab ja saab aru, mis asi on kriis ja meil peab olema hea kommunikatsioon selle eesmärgi saavutamiseks ja see eesmärk peab olema, seda eesmärk peavad rakendama kõik asutused, kes osalevad kriisi olukordades ja kriiside lahendamisel. Lühiülevaate meie süsteemist, elanikkonna kaitsesüsteemist vastab föderaalsele struktuurile ja subsidiaarsusele ja see tähendab, et toetatakse ainult järgmist taset ressursside puudumisel. Igapäevased juhtumid või sündmused vaadeldakse esimesel tasemel ja lahendatakse nii-öelda munitsipaaltasemel ja suurem osa ressurssidest on kättesaadaval just munitsipaaltasandil. Suuremad juhtumid või sündmused, olukorrad vaadeldakse kõrgemal tasemel ja lahendatakse ja just sellel põhimõttel meie omavalitsused sekkuvad olukorda siis, kui föderaaltasemel on olukorda võimatu lahendada. Föderaalressursse kasutatakse ainult sellisel juhul, kui tuleb vastav palve. Ja 73. Paragrahvi kohaselt föderatsioonil on riigi kaitse eri staatus ja õigus ja föderaalne valitsus vastutab kõikide plaanide eest, mis puudutavad hädaolukordi. Ja meie kogemus riskide analüüsimisel ja koostöö osas erinevate asutustega on väga positiivne. Parem elanikkonna ettevalmistamine ja huvirühmad, nii põllumehed kui ka kriitiline infrastruktuur, kui ka haiglad ja saavad informatsiooni riskide juhtimise osas vastavate kanalite kaudu. Tähtis on informeerida mitte ainult olukorrast, vaid ka olukorra lahendamisest. Seetõttu tuleb teada teie sihtrühmade ootusi ja milles seisneb erinevus riskide ja kriiside informeerimises. Risk on selline subjektiivne tasemel vastuvõetav nagu info, seetõttu emotsioonidel on siin rohkem sellist emotsionaalset tasandit ja riskiolukorras tuleb ilmtingimata edastada vastavat informatsiooni, et elimineerida hirme ja me peame ennetama, me peame teavitama, meil peab olema adekvaatne strateegia selle jaoks ja see loomulikult sõltub ka riski aktuaalsusest, ka riskide võimalikkusest ja ohtudest ja nende sagedusest ja loomulikult ka potentsiaalsetest ohtudest. Ma räägin just hädaolukorra laiusest ja riski hindamise ja informeerimise side on selles momendis väga oluline ja selline kommunikeerimine tõstab võimalusi paremaks koostööks ja informeerimine kriiside olukordadest peab toetama seda usaldust, mis on meil riigis juba loodud ja informatsioon peab olema edastatud inimestele avalikult ja ka ausalt. Me püüame oma asutuses töötada sihtrühmadega, tehes seda maksimaalselt hästi. Meie elanikkond on erinev
ja selles on erinevaid gruppe ja meie kommunikatsioonistrateegia on loodud näiteks erinevatele vanuserühmadele, on lastele, on õpilastele, üliõpilastele, erinevatele tegevusvaldkondadele ja me kasutame erinevaid kommunikatsioonikanaleid, erinevad sihtrühmad kasutavad erinevaid kommunikatsiooniplatvorme ja me püüame haarata maksimaalse elanikkonna hulga, kasutuse erinevaid kanaleid, need on hotline'id, kodulehed, Twitter, YouTube ja nii edasi, et meie parimad praktikad esimerkiksi puudutavad YouTube'i, et see on ülimalt hea kanal, kus me võime kasutada ka erinevaid videoklippe. Tehnika või tehnoloogia kanali osas me pakume praegu kahte tähtsat teenust. See on meie modulaarsüsteem, MobVas ehk see on hoiatussüsteem, teavitussüsteem, mis põhineb satelliidil ja meil on erinevaid selle süsteemiga seotud punkte, mis töötavad kogu Saksamaal, katavad tervet Saksamaad ja need paiknevad siis Saksa eri piirkondades ja infokeskuses Berliinis meteoroloogiline jaam informeerib meid võimalikest loodusõnnetustest ja ilmamuutustest ja seda kasutatakse ka muidugi elanikkonna teavitamiseks. Kõik 16 föderaalpiirkonda Saksamaal omavad sellist modulaarsüsteemi ja sellele lisaks on olemas 3 reservjaama. 3 piirkonda Saksamaal kasutavad paralleelselt ka selliseid tugisüsteeme. Oktoobrist alates me arendame kodulehti, mille kaudu edastatakse teavet meie keskustest just kaitse teemadel ja politsei kasutab ka MobVasi ehk seda hoiatusteavitussüsteemi näiteks kriminaal või massrünnakute puhul. Näiteks eelmine nädal me just kasutasime seda teavitussüsteemi ühe intsidenti ennetamiseks. Praegu me jätkame selle süsteemi arengut, arendame juba MobVas 2.0 järgmist versiooni ja kasutame kaasaegseid standardeid ja juurutamine hakkab 2019. aastal. Me alustasime siis hoiatavate multiplikaatorite arendamist ja kasutamist sireenide, navigaatorite toel, nii et me võime neid multiplikaatoreid kasutada, sealhulgas teavitamise puhul ja järgmistel aastatel on plaanis arendada uusi tehnilisi valdkondi, mis puudutavad just teavitust ja hoiatust riskide osas. Me loome vastava näitliku kontseptsiooni selles valdkonnas, et välja arendada optimaalse lahenduse. Ja veel üks lahendus, Niina website ehk koduleht, eriprogramm Niina 2.0 on selle versiooni nimi ja see oli loodud suvel 2016
2019, põhineb Android platvormil, see on eraldiseisev multiplikaator OWASP süsteemis, mis töötab eraldiseisval platvormil ja paikneb Saksamaal ja selles osales ka üks Hollandi ettevõte, praegu on üle 2 miljoni kasutajat Niinal peale sündmusi 2016 Saksamaal. Me teame, et 80% sakslastest kasutavad nutitelefone ja meie eesmärk saavutab ilmselt vähemalt just selle osa elanikkonnast. See on väga ambitsioosne eesmärk ja loodan, et reaalne sealsamas. Ja seetõttu me planeerime sellist kampaaniat kõikide 6 Saksamaa piirkonnaga selleks, et teavitada inimestele selliste äppide olemasolust ja kasutamise võimalusest ja me siis tahame näidata ja demonstreerida inimestele need võimalusi ja ka arusaamisele, milliseid signaale või milliseid hoiatusmärke kasutab see süsteem ja kuidas tuleb reageerida. See kampaania on planeeritud kogu Saksamaal ja seda teavitust siis tehakse kogu vabariigis. Karl Lorenz on Austria teadlane, kes on teostanud ülimalt tähtsa uuringu selleks, et muuta käitumist, inimeste käitumist. Kõik sammud tuleb teostada ja arvesse võtta. Kõik eelpool mainitud sammud tuleb teostada. Loomulikult meil on ees väga pikk teekond, kuna inimesed, kes vastutavad riigi kaitse ja ka elanikkonnakaitse eest, nad uurivad erinevaid momente. Nad kõigepealt uurivad elanikkonna käitumist ja loovad selle alusel erinevaid muid kontseptsioone. Ja kõik organisatsioonid, iga inimene peab osalema selles protsessis. Ja selleks, et kommunikatsiooni eesmärk oleks saavutatud, me ei saa eirata kommunikatsiooni vajadust ja kommunikatsiooni puudumine on ülimalt ohtlik. Kommunikatsioon ja selle kontseptsioon peavad olema individuaalsed, et praktika näitab, et vastutus peab lasuma sihtrühma õlgadel selleks, et minimiseerida selliseid kommunikatsioone, takistusi ja probleeme ja me peame kommunikeerimist ka adapteerima olemasolevat olukorda arvestades ja see väga hästi vastab riskide juhtimise kontseptsioonile. Kommunikatsioon on olemas alati. Kas me tahame seda või mitte, kas me osaleme selles või mitte. Kommunikatsioon on see tegevus ja see valdkond, mis peab alati olema meie riigi poolt kontrollitud ja efektiivselt kasutatud, sest et teie saate nende kanalite kaudu teavitada inimesi, juhtida, isegi mõjutada nende tundeid, hirmutundeid. Nii et looge kommunikatsiooniplaan ilmtingimata oma töös ja tegevuses. Aitäh! Kui keegi soovib esitada küsimusi, siis palun teha seda inglise keeles. Okay, thank you very much. Suur tänu. Ma tahaksin küsida nii eesti kui ka inglise keeles. Kuidas, mina olen Merle Haraja, mitte siis
mittetulundusühing Kodukaitse ja elanikkonnakaitse organisatsioon, mis on mõeldud just naistele eraldi. Tahaksin teie käest küsida, kas on võimalik reguleerida Saksamaal näiteks erinevaid töid hädaolukordades? Sest et sellised katastroofe suuri võib juhtuda nii Saksamaal kui ka mujal. Kuidas sellisel juhul elanikkonna töö on korraldatud? Kuidas sellisel juhul tehakse otsuseid? Milliseid seadusi teil on olemas, sest et konventsioonid annavad sellise võimaluse, kuid reaalselt, kuidas see on kõik korraldatud? Kas te räägite praegu elanikkonna kaasamisest? Ja see on väga tähtis küsimus. Me peame ütlema elanikkonnale või teavitama elanikkonda sellest, kus lõppevad riigi võimalused toetamaks suuri hädaolukordi. Me räägime just suurtest õnnetustest, mis puudutavad tervet riiki. Ja teiselt poolt me teame, et mida me võime teha ja millised võimalused ja ressursid meil selle jaoks on olemas. Ja kõige tähtsam on teada enda võimalusi, mitte lihtsalt tunnetada, vaid teada, millised võimalused riigil on olemas ja millised piirangud tal on olemas. Ja teiselt poolt erinevate stsenaariumite kaudu, mida te olete juba enne valmis mõelnud riskide analüüside alusel. Te teate neid riske, millised nad on ja selles osas on olemas küll kommunikatsioonis teatuid probleeme ja me peame neid probleemid kommunikatsiooni osas lahendama. Mitte lihtsalt niisama, et anda info selle kohta, et kuskil on tekkinud mingi hädaolukord ja see piirkond, kus see on tekkinud, peab ise sellega hakkama saama, vaid me peame ka andma inimestele teateid instruktsioone, kuidas käituda teatud olukordades ohu puhul, näiteks kui tekib veemürgistus, siis inimesed peavad varuma näiteks terveks nädalaks teatud hulga vett, nii et riik peab sellise info küll vahendama, aga riik ei saa endale võtta kogu vastutuse, see ei ole reaalne. Inimesi tuleb teavitada varakult ja õpetada, kuidas käituda kriisiolukorras. Tere ennelõunat. Läheme aga edasi meie järgmise paneeliga. Kõigepealt inimestest, kes siin laua taga on. Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine. Margo Klaus, Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht. Ilona Leib, kommunikatsiooniekspert, ettevõtte PR-partner juhataja ja Tauno Suurkivi, Päästeameti peadirektori asetäitja. Mina olen Madis Milling, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige, aga ka kaitseliitlane ja vabatahtlik päästja. Meie paneeli
Detailsem teema on, kuidas elanike kriisideks ette valmistada. Seda nii informatsiooni kui ka juba oskuste mõttes. Meie tänane esimese paneeli osavõtjad juba läksid sellisest suurema pildi hoomamisest juba veidikene meie kapsaada ehk hakkasid detaile lahkama. Meie saame seda nüüd teha põhjalikumalt ja pikemalt. On ju üldteada, et igasugune analüüs või probleemi lahendamine algab sellest, kui inimene endale teadvustab selle probleemi vajaduse või probleemi olemasolu. Ma väidan, kui me räägime sellisest valmisolekust, olgu see siis psühholoogiline või juba oskustepõhine valmisolek, et Eestis on hulgaliselt inimesi, kes suhtuvad selles stiilis, mis on väga inimlik, et minuga seda ju ei juhtu. Või see juhtub alati kellegi teisega. Või kui ka juhtubki, siis küll ikka kuidagi hakkama saab, sest alati on saadud. Või kõige hullem, paneme käed puusa, ütleme, ma olen maksumaksja, tulge ja päästke mind nüüd. Kus on see generaator maua peal ja kus on see puhta veed sternauto ja miks ei ole juba Kaitseliitu sooja supi termosega ukse taga? Mis toimub? Ma ju maksan makse. Ehk see oli juba poolenisti küsimus, et hakkame järjekorras pihta, et millised oleks need sammud, kuidas me suudaksime muuta negatiivset suhtumist, viia inimeseni see arusaam, et tegelikult võiks asja peale kõigepealt natukene mõtelda. Jah, kõigepealt, et ma olen hästi nõus sellega, et seda üksikindiviidi tahet on tarvis, et igasugused regulatsioonid ja juhised ja muud sellised asjad saavad ainult toetada. Et kuidas seda inimese tahet muuta? Siin eelmises paneelis tegelikult ütles kindral Herem minu meelest väga hästi seda, et see pinnas nii-öelda eestlastel talgutahtaline pinnas on juba hästi olemas, et põhimõtteliselt ikkagi inimesed on valmis kaasuma, kui õige institutsioon või õige inimene õige asja jaoks kaasa kutsub. Ehk siis minu meelest see võtmesõna on see, et erinevad ühendused, organisatsioonid peavad püüdma võimalikult palju üksikindiviide kaasata erinevatesse ühiskonda parendavatesse projektidesse, et kui sa see väga lihtsad väikesed asjad, et kui ma olen talgu korras oma küla äärest prügi üles korjanud, siis ma seda prügi sinna pärast ise tõenäoliselt enam kunagi ei viska, sellepärast et ma tean, kui tüütu oli seda lägast prügi sealt kraavist välja korjata ja kõikide muude suuremate asjadega samamoodi, ehk siis püüda võimalikult kaasata iga üksikindiviid ise vastutama iseenda eest ja oma ühiskonna eest. Ja just selliste praktiliste tegevuste läbi, mitte ainult siis pildilise või sõnalise propagandaga, vaid kui ma löön käe külge, siis ma usun sellesse ja tahan arendada ja teha. Et Eestil on tegelikult ju mitmeid kogemusi olemas, kuidas inimesi rohkem kaasata ja neile riskidest rääkida, nii et see mõju avaldab. Et lihtsalt minnes 10 ja rohkem aastat tagasi ka igapäevaste õnnetuste juurde tule liiklus veeõnnetused, et ega nendel teemadel rääkima hakkamine oli ju täpselt samamoodi sisuliselt nullist alanud teema, mis oli ka nõukogude ajast tolleaegse propaganda mõistes omal ajal maha käinud juba ja oli vaja uuesti üles soojendada sisuliselt olematu asi. Ja selle teemaga on hakkama saadud ja arvata, et need sündmused nii märkimisväärselt rohkem inimesi puudutavad kui näiteks suuremad kriisiolukorrad, mis iganes, elektrikatkestused või muud, et see ei ole õige. Et näitena tuua ühe oma kunagise õppejõu, kes mitte Eestist, aga tuli ka küsima, et millega te tegelete ja miks. Ja kui me rääkisime siis tuleõnnetustest, siis ta küsis, kui suur probleem see Eestis on. Et ikka päris suur, et üle 100 inimese saab igal aastal surma. Ta küsis 100 inimest. Et teema, mis puudutab 100 inimest
ja selle peale on üleriiklikud suured kampaaniad ja teemad, et kas see ikka on nii-öelda päris teema. Ja see tõigi selle mõtteni, et kui palju peab olema mingil kriisil või mingisugusel sündmusel nii-öelda neid otseseid kahjukannatajaid või kui palju meil peab olema surmasid selleks, et mingi teema päevakorrale tuua. Ja see puudutab kõiki neid kriise, et meil piisab ühest kriisist, et on väga tõsisest suurõnnetusest, et meil see mõjutatute arv on väga suur. Ja ma arvan, et neid varasemaid nii-öelda igapäevaste õnnetuste kogemusi, pluss siis ka inimeste heaolu peale rõhudes on võimalik ka sellisteks kriisideks valmisolekut palju paremini lauale tuua, et me ei pea ootama ainult kõige suuremat kriisi. Meil on igapäevane heaolu häiritud ka väikeste asjade puhul. Ja kui inimene juba saab aru, et selleks on mõistlik valmistuda, siis me oleme kriisideks valmis. Jah, tere. Et tegelikult on hirmus hea meel, et meie Eesti riik on saanud nii küpseks, et me julgeme hakata rääkima riskikommunikatsioonist süsteemselt ja laiapindselt. Sellepärast, et kui kriisid on juhtunud ja Eestit on õnneks me ise ja kuskilt veel väga hästi hoitud selle eest, et meil ei ole suuremaid kriise tegelikult ju olnud siin lähiminevikus ja Eesti iseseisvuse ajal, et ühe korraga me oleme piisavalt rühikad, et oma inimestele ausalt öelda, milline on riigi tegelik võimekus võimaliku suurõnnetusega või kriisiga hakkama saada. Ehk siis tunnistada ausalt, et fassaad on natuke parem olnud kogu aeg ja see usk sellesse, et küll meil on vaprad päästjad ja politseinikud ja on ka, et ilma kahtlusteta, aga et nad kõigile inimestele ühel hetkel abivajaduse korral appi ei jõua. Ja see on väga oluline muutus, et me oleme piisavalt küpsed, targad ja ettevalmistatud selleks, et me nüüd hakkame süsteemselt seda teadmist inimesteni viima. Et iga ühest sõltub ja kui mina praegu eraettevõtluse poole pealt esitan sageli küsimuse mitte ainult, et kes vastutab, vaid et ka millega vastutab. Et kas vastutab oma ametikohaga, oma hea nimega, koduse varaga, et no millega vastutab. Siis tegelikult selle riski kommunikatsiooni ja kogu riski planeerimise juures on see vastus väga selge, millega inimene vastutab. Ta vastutab iseenda ja oma perekonna heaoluga. See on väga suur vastutuse määr. Ja kui me selle suudame inimesteni kohale viia, siis eestlased on ju väga tublid tegelemaks ühiselt mingisuguste asjadega. Et mitte ainult prügikoristus, ka laulupidu või isetekkeline tantsupidu annavad tegelikult märku sellest, et inimesed on valmis panustama rohkem, kui neilt tegelikult hädapärast nõutakse ja on valmis hoolimata igasugustest anekdootidest eestlaste koosmeele ja ühtehoidmise kohta tegelikult reaalselt olema abivalmid, reaalselt mõtlema väljaspool iseenda isikut, mõtlema perekondlikul tasemel, mõtlema kogukondlikul tasemel. See oleks üks väga suur samm. Siit jätkan, et see vastajate rivi või panelistide rivi on nii pikk, et ega ma algset küsimust tegelikult enam ei mäleta. Keegi ei mäleta. Just, ehk siis, et see on selline valimisstuudio klassika, et ma küsimust küll ei kuulnud, aga räägin ikkagi. Ehk siis, et aga ma haaran kinni nii-öelda, et kui see nii-öelda pall siit veeres ja jõudis Ilona juures juba vastutuse küsimuseni, siis tegelikult ma juba päris alguses, juba esimeses paneelis, kus siin olid kindral Herem ja Erki Kool, ma nagu tahtsin küsida, et kuulge, kes vastutab? Ja ühelt poolt jah, et Ilona püstitas selle vastutuse küsimuse läbi selle, et millega vastutab kodanik
juhul kui ta ei ole hädaolukorraks valmis, siis mina küsin teistpidi nagu riigi esindajana nii, et aga kes vastutab täna selle eest Eestis, et kodanik ei ole hädaolukorraks valmis. Et Madis alustas sellega, et mul on tunne, et inimesed täna ei tunne riske, mis neid ja ei ole nendeks valmis, sest nad ei võta neid tõsiselt. Siis Päästeamet on selle aasta jooksul teinud üsna esindusliku uurimuse koos Tallinna Ülikooliga ja uurinud inimestelt, kas teavad. Ja teate, mis on vastus? Vastus on see, et ainult 13% kodanikke või 13% meie elanikkonnast teab oma kodukoha riske. Ainult 14% elanikest teab, milline võiks olla mingisugune varajase hoiatuse süsteem. Ehk ma tahaks päris hoolega küsida, et kujutage ette, et nüüd küsimegi, et kes vastutab täna selle eest, et kodanikud ei ole üldse teadlikud, millised riskid valitsevad, kodanikud ei oska ennast ette valmistada, kodanikud keegi ei ole ette valmistanud varajase hoiatuse süsteemi 26 aastat iseseisvat Eesti Vabariiki. Kes vastutab? Kas sa homme tahad ka Siseministeeriumi haldusalas töötada? Ma tean, et ei taha ja siin ongi see, ma tean, et ma tahan. Aga siin on see filosoofiline küsimus, eks, et kas meil on detsentraliseeritud elanikkonnakaitsemudel või meil on siis ka keegi, kes on seal keskel, kes seda koordineerib ja selle eest vastutab. Et seesama, et me räägime laiapindne riigikaitse, eks, et kui me ütleme, mis on riik, riigi puhul me väga hästi teame, et põhiseadus defineerib riigi, eks ju, riik on territoorium, riik on elanikkond ja riik on riigi võim, ehk siis kord ja institutsioonid, eks ju. Et me teame väga hästi Eestis, kui president tahab üks päev helistada, et territooriumi kaitsjale, siis ma arvan, ta teab väga hästi, kellele helistada, Terras ja Herem. Kui president tahab helistada korra kaitsjale, siis ma arvan, ta teab väga hästi, kellele helistada, ta helistab Elmar Vaherile. Kui president tuleb homme mõttele, et helistaks elanikkonnakaitsele, siis kellele ta helistab? Mina ei tea. Või kui homme juhtub kriis, elanikkond on ette valmistamata, varajased hoiatuse süsteemid puuduvad, siis kes vastutab? Kellele Erki Koort helistab või Andres Anvelt? Et minu jaoks on see vastutuse küsimus hästi oluline, et me täna oleme siiski teel, kus sellist tsentraalset elanikkonnakaitse vastutavat asutust ei ole. Võib-olla ma ei ole nii kõrgel ideoloogilisel tasandil, aga minu peakuju seda kinni ei võta. Et kuidas saab nii olla, et seda ei ole, kes on siis Eestis see, kes selle eest tsentraalselt vastutab. See võiks olla minu arvates olemas. Palun, vajutage sealt nuppu ka. Väike tehniline täpsustus et kui te parasjagu ei räägi, siis vaadake, et teie mikrofoni tuli ei põle, et siis on saali paremini kuulda. Nii on. Ma siit haaraks sõnasabast kinni, enne veel, kui ma sõnasabast kinni haaran, ütlen ka, et me ei pea omavahel vestlema niimoodi, et Milling küsib ja siis läheb järjekord niimoodi ühtepidi ja siis tuleb teistpidi tagasi, et kui kellelgi tekib mõte kiiluda oma kõrvalistuja tekstile vahele, siis andke mulle käega märku, ma kohe teen teie nime taha ristikese ja läheme edasi. Aga ma haaraksin Tauno sõnasabast kinni, et jah, tõepoolest, et kui tuleb mõte helistada nüüd elanikkonnakaitsele, siis ei ole presidendil kellelegi helistada. Ja veel enam, kui me räägime parlamendi tasandist, siis riigikaitsel on olemas oma komisjon suisa. Aga kui me räägime siseturvalisusest, kui me räägime päästest, räägime politseist, räägime kas või sellest elanikkonnakaitsest, siis ei ole komisjoni, kes peaks Riigikogu tasandil sellega tegelema. Et see on nüüd asi, mille peale peab tõsiselt mõtlema. Aga mulle tundub taas, et viimasel ajal meil tegelet, kui me räägime elanikkonna kaitsest, siis tegeletakse meil kuidas ma seda ütlen, sõja mütologiseerimisega. Räägitakse, alati kostub lause, et ärme nüüd räägi kohe päris niimoodi sõjaolukorrast, räägime millestkist muust. Aga mis asi see sõda muud on, kui igasuguste muude kriiside sattumine hulgi ühele ja samal ajahetkele? Lihtsalt seesama sõjaolukorra puhul on laiaulatuslik tulekahju, veekatkestus, kanalisatsioonikatkestus, elektrikatkestus ja kõik juhtuvad ühe korraga ja hulgi. Ehk siis me saame sõjaolukorra siis, kui me paneme need rahuaja kriisid kokku. Asi, millest täna ka väga ei räägita, räägitakse
kuidagi nii, et noh, meil on elektrikatkestus ja siis lähevad inimestel külmutuskapid välja ja internet kukub maha ja mobiili ei ole. Aga vähem räägitakse sellest, et igasugune selline juhtum valandab ahelreaktsiooni. Kui kaob elekter, mida siis inimesed teevad? Panevad põlema hästi palju küünlaid ehk kasutavad elavat tuld, millest tekib hulgaliselt igasuguseid tuleõnnetusi. Inimesed on pimedas, palju lahtist tuld, tekib hulgitraumasid hästi paljudel inimestel korraga ja pimeduses aktiviseeruvad alati igasugused pahad inimesed ehk ka korrakaitse probleem kasvab hüppeliselt. Aga minu küsimus selle pika sissejuhatuse peale on see, et kust jookseb nüüd see õhkõrn piir, kust lõpeb inimeste teavitamine, inimeste teadlikkuse tõstmine ja kust algab tarbetu paanika õhutamine. Hakkame, kes esimesena tõstab näpu. Kõigepealt kogu see teema on paanika õhutamisest, et ma arvan, et ainuüksi see, et me räägime, et meil on paanika, on juba iseenesest väga sageli eksitav asi. Et see, et mingist teemast räägitakse ja väga sageli räägivad ka inimesed, kes ei ole teemasse sisse läinud ja räägivad oma kuklatunde, oma varasemate teadmiste ja kõige muu baasil seda, siis nad tekitavad küll segadust. Kas see on paanika? Pigem ma ei ole sellega nõus. Et valdavalt segadust tekitatakse. Nüüd küsimus just ka see, et millest peaks rääkima. Kas me elanike õpetamisel, nende riskiteadlikkuse tõstmisel peame võtma ette tingimata kõige suurema ja kõige komplekssema sündmuse ja rääkima sõjalistest ohtudest, mis on niivõrd, nagu sa, Madis, juba kirjeldasid, ongi palju erinevaid asju ühes koos. Siis ma arvan, et inimestele rääkides ei ole mõtet võtta ette seda, et meil on nüüd 100 erinevat asja, mõtle korraga kõige peale. Sellest tuleb rääkida pigem organisatsioonide valmisoleku mõttes, et mõtle, mida ja kuidas sa toimetad siis, kui sul on korraga palju asju lahendada, sest iga organisatsioon enda tavalisi ülesandeid ju teab ja teab, kuidas ta peaks toimetama. Aga elanikele, ilma eri ettevalmistused inimestele on mõistlikum neid teemasid anda ette lihtsate, omavahel seostatavate punktidena või mõtetena ja sellised, et need seosed tekivad ja inimene oskaks neid kasutada siis, kui tegemist ei ole nii standardse olukorraga, nagu võib-olla selles õpetuses paistab olgu. Tauno? Ma natuke jätkaks siit, et ma arvan ka, kõigepealt sekundeerin Margole, ma arvan ka, et sellest paanikast räägitakse, ma olen ajakirjandusest, et keegi on paanikas ja siis ma kogu aeg kuskil kuulen, et keegi on paanikas kuskil. Aga see tegelikult on keegi mõnda paanikas inimest näinud ka. Kas keegi on inimeselt küsinud, et kas inimesed on paanikas? Mina ei ole seda täheldanud. Ehk siis, et see paanika levitamine käib kuskil nendes foorumites, kus me nende asjade üle arutleme, samas ma ei ole paanika elemente näinud. Nüüd sõjaga seostatuse juures minu meelest on väga oluline ka see visuaalne pilt, et kes sellest teemast räägib. Kujutage ette ja üldse midagi, et ärge valesti aru saage, et teemast räägib Riho Teras. Kaitseväelase munder seljas ütleb, et mehed ja naised, kallid kodanikud, me nüüd peame hakkama elanikkonna kaitsega tegelema. Siis mis on see vastuvõtja sõnum sellisele esitlusele? Kui seda sõnumit käsitleb hoopis teine munder, tsiviilne munder, siis võib-olla see vastuvõtja saab sellest ka hoopis teisiti sellest sõnumist aru. Et see on ka väga oluline on see kontekst, et kuidas me inimesele ja kes seda sõnumit inimeseni viib. Kas selle sõnumi peamiseks viijaks on militaarsed organisatsioonid või selle sõnumi peamiseks viijaks on tsiviilorganisatsioonid. Selgelt tsiviilorganisatsioonide kontekstis mõistetakse võib-olla paremini seda, et me peaksime ikkagi olema hädaolukordadeks valmis ja nii edasi. Meil on ju täitsa hea hetk küsida organisatsiooni esindajalt, kes seob mundrist tsiviliste, ehk siis Kaitseliit koos Naiskodukaitsega, et Airi, sinu vaatenurk sellele, mis vormis keegi kõneleb? No, põhimõtteliselt ma olen sellega nõuseks, aga teiselt poolt ma olen ikkagi veendunud,
primaarne on nagu oskus, et ja kui sul on oskus, kui sa, ma ei tea, oskad esmaabi anda, kui sa tuled loodusest toime, kui sa tead, kuidas oma kodu vara, eks ju, siis turvalisust tagada, kuidas tuleõnnetuse korral käituda, kuidas, ma ei tea, küberohtudega toime tulla, et kui sul see oskus on olemas, siis põhimõtteliselt ei ole tähtis, mis olukord see siis on, et kas see on siis väike selline minu kodus väike lahvatanud kriisiolukord, et laps viskas piimapudeli mulle varbale või see on siis päris suur nii-öelda sõjaolukord, et kui me inimesteni teeme neile kättesaadavaks nii-öelda oskuste omandamise võimaluse, ehk siis läbi koolituste, mida meie oma organisatsioonis näiteks pakume, kogu Kaitseliit pakub nii-öelda tükkhaaval, et siis see täidab igal juhul seda suurt eesmärki, et kui ta juba oskab esmaabi anda või kui ta teab psühhosotsiaalse esmaabi primaarseid tõdesid, et siis ta suudab seda rakendada mis tahes olukorras. Et ma selles mõttes, ma väga ei vastanduks siin seda mundrit või mitte mundrit, et tegelikult et mundris inimesed igapäevaselt ikkagi töötavad selle nimel, et ka meie igapäevane tänane olukord siin oleks turvalisem. Aitäh! Ja nüüd ongi Ilonale kui kommunikatsioonieksperdile küsimus, et heakene küll, aga kuidas me selle informatsiooni ja teadmise siis inimeseni viime, sest ma olen enam kui kindel, et on väga palju inimesi, kes ei ole kunagi Päästeameti koduleheküljelt lugenud selle kohta, kuidas nädalaks ette valmistuda või mis sul kodus peaks olema. Rääkimata sellest, et ma olen veel rohkem veendunud, et on hulk inimesi, kes isegi ei tea, et Päästeametil kodulehekülg on ja kes ei satugi internetti kunagi. Jah, loomulikult ega kõige kindlam on inimesele läheneda neid kanaleid kaudu, mida ta on niikuinii harjunud kasutama ja mida ta on harjunud usaldama. Et kui kunagi ammustel aegadel, kui ma veel riiki teenisin, vastasid mulle härrad vormis, et ei, sellises saates ma küll ei kavatse esineda, sellepärast, et nad lasevad uudiste vahele muusikat. Siis tegelikult on niimoodi, et mitte sõnumi edastaja ei pea valima seda, et missuguse vapi ja lipu taustal ta kõige parem välja näeb, vaid tegelikult tuleb sõnumi edastamiseks valida need kanalid, mida inimesed on enda kaaslaseks valinud. Kas õhtul elutuppa, autos raadiosse või oma pihuseadmesse. Et see on selge, et kanal peab olema inimese järgi tehtud. Ja õigupoolest, et sa pead olema kõigis nendes kanalites, mis inimesed on enda jaoks välja valinud. Kui sa edastad üleriigiliselt tähtsaid, kõiki inimesi puudutavaid sõnumeid. Järgmine küsimus just sinna eelmise juurde tagasi, et missugune see inimene peab olema, kes saab õigesti edastada neid sõnumeid, mille kohale jõudmine on tegelikult vajalik. Ja see vastus on see, et see inimene peab olema usaldusväärne. Ta võib olla ühtedel juhtudel vormis, ta võib olla teistel juhtudel mitte vormis, ta peab sisendama sulle kindlustunnet ja mitte rääkima ainult sellest, et teate, ohufoon on praegu tõusnud või natuke langes praegu, aga ega ta ära kadunud ei ole. Et tegelikult me peame aru saama sellest, et kui me räägime inimestele ohtudest, siis me kohe räägiksime inimestele ka nendest käepärastest asjadest, mida sa saad selle ohu vähendamiseks oma enda elus teha. Et kui me kunagi, umbes 15 aastat tagasi, toona veel Siseministeeriumis, hakkasime kriisikommunikatsiooni sõnastama ja püüdma aru saada, et mis see täpselt peab olema, siis loomulikult me otsustasime, et oleks väga tore spikerdada kuskilt. Ja püüdsime lugeda igasuguseid kaasa arvatud NATO materjale selle kohta, et missuguseid juhiseid siis antakse. Ja põhiline juhis, mida antakse, on see, et õiges olukorras räägi õigeid asju ja tee õigeid valikuid.
noh, mis loomulikult ju meid kõiki siin absoluutselt aitab. Sellepärast, et see on selge juhis. Et palju raskem on sõnastada konkreetseid juhiseid neile inimestele, kes ühes või teises olukorras peavad vastutama olukorra reguleerimise eest, et vaata, siin on 10 punkti, et selles järjekorras hakka neid asju tegema. Et selle riskikommunikatsiooniga, mille lävel me täna oleme riigis, on sama asi. Me peame samale tasandile jõudma, et igas valdkonnas me mitte ei anna sõnumeid, et rääkige neile õigeid asju, õige tempereeringuga, ärge närvi ajage liialt, ärge paanikat õhutage, aga kindlameelselt olgu informeeritus tõusnud 100%, eks. Et tegelikult me peame samale tasandile jõudma. Me peame samamoodi ütlema, et 10 asja, mis sa teed sellega seoses, või okei, 5. Aga need peavad olema selged suunised ja järgitavad. Et seal ongi see algus. Et tegelikult, muidugi ma saan sellest ängist aru, et kes kurat vastutab selle eest, et meil seda kõike ikka veel ei ole, eks. Aga lähtugem siis sellest tänasest olukorrast. Jah, meil ei ole seda teadlikkust, meil ei ole seda riskikommunikatsiooni süsteemi, aga me ehitame selle. Või selles mõttes, et ma siin eraettevõtjana ütlen, et me ehitame, aga ma arvan, et see ei olegi ainult riigisektori asi. Et see on MTÜ-de asi, aga see on ka eraettevõtete asi. Panustada sellesse, mida sa oskad, mida sa tead ja mida sa valdad. Et see on teataval määral nagu kodaniku kohus. Teha midagi oma riigi ja rahva jaoks, ükskõik kus sa istud. Sellepärast, et me võime küsida lõpmatuseni, et kes peaks vastutuse võtma. Et see võib juhtuda samamoodi, et vastutuse võtab lihtsalt üks ametnik, kes tunneb, et ta ei saa liiga hästi magada, kui ta teab, et riigis ei ole kriisikommunikatsioonisüsteemi. Et mina ei saanud väga hästi magada, mis tähendab, et see tuli ära teha. Et ma arvan, et paljude asjadega siin riigis on juhtunud täpselt see sama asi, et mõni ametnik ei ole saanud liiga hästi magada. Ja hoolimata sellest, kas see on tema ametijuhendisse kirjutatud, kas talle on antud konkreetselt päevakäsk see ära teha või mitte. Et need asjad juhtuvad. Lihtsalt tahaks öelda, et need inimesed on väga vinged, kes on oma valdkondades midagi jõuliselt läbi viinud, edendanud tegelikku elanikkonna kaitset, parandanud inimeste tegelikku valmisolekut selleks. Et ma arvan, et nii see kõik edasi lähebki. Airi. Ma võib-olla oma sõnavõtuga tahaks hoopis püstitada lõppkokkuvõttes sellise küsimuse või palve, et Naiskodukaitse on minu hinnangul astunud mingid väga konkreetsed sammud, et parandada üksikisiku hakkama saamist. Et lähtudes siis filosoofiast, et mida rohkem siin Eestimaa pinnal on inimesi, kes saavad hakkama iseendaga ja saavad aidata naabrit, et siis seda paremini me siin üldkokkuvõttes elame. Saades siis aru, et meil suurt süsteemi kohe homme muutmise võimekust ei ole, aga me saame alustada väikesest asjast. Me oleme astunud mingid väga konkreetsed sammud, meil on välja töötatud kursus, mis siis hõlmab mahtu 1 nädalavahetus, mille nimi on ohutushoid ja mis siis sisaldab selliseid väga konkreetseid ja üsnagi lihtsaid teadmisi ja oskusi, mida siis selle kursuse läbinu omandab, mis siis on nii need erinevad hädaolukorrad, nende tutvustus, kuigi siis ka hakkamasaamisstrateegiad nendes, mis hõlmab kodust tuleohutust, küberturvalisust, enesekaitse põhivõtteid ja kõike seda siis nii sellises igapäevases situatsioonis kui võimaliku siis relvastatud konflikti korral ka. Et see on üks asi, see on see konkreetne kursus. Nüüd ka tänases päevakorras on sees siis tutvustus elanikkonnakaitse äppi teemaline tutvustus. Ma kõigepealt siin teen üleskutse, et ärge palun keegi ära minge ennem seda, kui seda tutvustust näete, sest muidu te ei tea ju, et selline asi tuleb.
Ja jällegi, et jällegi konkreetne asi meile tundub, et vaat, et kui nüüd inimesed hakkavad seda kasutama, siis nad on kohe palju teadlikumad ja saavad palju paremini hakkama. Nüüd mu häda ja küsimus on selles, et meil on nagu väga toredad ja vahvad asjad, eks ju, me suudame oma jõududega sellesse kaasata oma 2500 liiget, eks ole, noh, kaitseliitlased lisaks, kes nii on keskmisest teadlikumad ühiskonnaliikmed, siis me tutvustame kõvasti oma äppi ja siis saame sinna veel võib-olla siuke 1000 sõpra ja naabrite tuttavad, kes meid toetavad, aga kuidas need, et nüüd abipalve kõikidele, et andke nõu, et kuidas need meie arvates väga head ja konkreetsed sammud, et kuidas see siis, kuidas seda mõju välja nii palju laiendada, et neid inimesi, kes nendest headest nippidest siis oleksid puudutatud, oleks palju suurem kui 2500 või 25 000, vaid see oleks juba kogu Eesti elanikkond. Nii. Margo on saanud kaua puhata meil siin, et ma adresseerin talle küsimuse, mis on provotseeriv. Äkki on inimesed rumalamad, kui me arvame. Et kindlasti, Airi siin ka mainis, et Kaitseliit on teravad pliiatsid, kes teavad, et kuidas endaga hakkama saada, aga kui me räägime sellisest keskmisest inimesest, sellist inimest muidugi ei ole olemas, aga proovime üldistada, et kuidas me suudame talle selgeks teha vajaduse, valmistu, üksinda hakkama saada nädal aega, varu endale toitu, vett, patareisid, raadio, küünlaid, kui oled eriti šefmees, osta endale kenekas garaaži. Kuidas me selle teadmise temani viime, kui täna sügisel me tegeleme jälle metsa eksinud seenelistega, kes lähevad sinna ilma telefonita, ei ütle mitte kellelegi, et nad sinna metsa lähevad, kuigi iga jumala sügis räägitakse sellest taas ja taas ja taas ja taas. Kuidas me suudame teadmise valmistuda kriisiolukorraks viia inimesteni, kui taas iga aasta on kümneid ja kümneid inimesi, kes lähevad Nigeeria printsesside kirjaõnge, kuigi nendest Nigeeria printsessidest on räägitud 1 000 000 korda. Kas inimest, me räägime, et me peame inimesele viima hetke, et inimene hakkab ise analüüsima, mida teil vaja on. Äkki tuleb jõuliselt öelda, et vaat, nii tuleb teha, kõik. Nüüd on see asi paigas. Ma arvan, et tegelikult probleem on pigem vastupidine. Mitte see, et inimesed on, et meil on liiga palju rumalaid inimesi, vaid meil on liiga palju tarku inimesi. Või meie inimeste teadlikkus on liiga kõrge. Et selge on see, et meie inimesed ei ole sellised, et neile antakse käsk, selge, hakkame täitma. Et pigem on küsimus kogu selles selgitustöös, et aga mille jaoks meil kõike seda vaja on. Ja arukale inimesele vajalike asjade selgeks tegemine on ju märkimisväärselt keerukam, kui on lollile seletamine. Et lollile on võimalik teha puust ja punaseks ja see on üks maailma lihtsamaid asju. Aga tee selgeks üks selline keeruline asi ja sama nädalase iseseisva ettevalmistamise küsimus. Et kuidas vastan küsimusele küsimusega, et küsimus ongi ju selles, et kuidas teha selgeks, et nädal aega võid sa olla olukorras, kus sa pead iseseisvalt hakkama saama. Seepärast, et Eestis neid inimesi, kes selles situatsioonis on olnud, neid ei ole üldse palju. Ja Päästeamet on teinud sellise hea lähenemise ka omal teemal rääkides. Otsitigi üles konkreetsed need inimesed, kes on pidanud selle nädal aega oma päi metsas ilma elektrita või keset vett ilma elektrita hakkama saama. Ja sisuliselt on see ju sama lähenemine, nagu meedias igapäevaselt näeme, et selleks, et teha üks teema suureks, on vaja otsida konkreetsed üksikud inimesed, kes selle asjaga kokku on puutunud ja näita nende inimeste baasil, et see võib toimuda iga ühega. Ja väga tihti see mõjub, et me ju usume seda, et kui meedia kaudu tuleb mingi probleem, mis on näitena olnud võib-olla ainult paaril inimesel, et see
tegelikult laieneb kõigile. Ja selle sama nädalase valmisolekuga ka, et me liiga palju usaldame ainult enda kogemusi ja mõtleme, et meiega võib toimuda ainult see, mis meiega siiamaani toimunud on. Aga kui me vaatame enda igapäevast elu, siis ükski päev ei ole eelnevaga sarnane. Ja need probleemid, mis meid veel ei ole puudutanud, need järgmisel päeval võivad meid puudutada. Ja kui kogu see riskide hindamise ja asutuste poolt nende riskidest rääkimise teema läheb nii palju avalikumaks, et me ütleme, et jah, meil tõepoolest võib üks või teine probleem tekkida, meil ei ole selleks nagu päris valmisolekut olemas. Kui kaob elekter ära, et siis hakatakse elektrit taastama, aga ei ole meil ukse taga akudega ega generaatoritega inimesi, vaid elektrit taastatakse ja mõnes situatsioonis käib see kiiremini, mõnes situatsioonis aeglasemalt. Nii et kõige tähtsam on aru saada ja inimestel selliks teha seda, et need olukorrad võivad toimuda, nad võivad ette tulla ja alati ei ole see abi, kõrvalist abi nii kiiresti oodata kui sellise lihtsa sündmuse puhul. Tauno, oli järjekorras meil? Ega tegelikult meil ei ole vaja siin väga kaugelt neid näiteid otsida, et otsime mujalt maailmast. Et mujalt maailmast mina ei tea, et oleks sellist hõbekuuli olemas, et täna hakkasime asjaga tegelema ja homme on ühiskondlik suhtumine teemasse muutunud, eks ju, ja nii edasi. Aga samas me siin Eestis oleme ju mitu korda läbi praktiseerinud laiade masside hoiakute muutmise, eks ju. Võtame siin näide, eks ju, tuleohutuse valdkonnas, et kui me veel 10 aastat tagasi hakkasime rääkima, et suitsuandurit on koju vaja, siis nagu kõik ütlesid, et kuulge, et mis asja ja nii edasi. Tänapäeval 10 aastat hiljem süsteemsed tööd kindlate kanalite, kindlate sihtgruppide, kindlate meetodite kaudu on viinud olukorrani, kus ühiskondlik laiem suhtumine suitsuanduri vajadusse on täiesti omaks võetud. Keegi, okei, me kontrollime seda, meil on veel inimesi, kellel ei ole suitsuandurit, aga selline ühiskondlik hoiak suitsuanduri vajadusse on täiesti olemas. Ma võin teise näite tuua, et ma liiga kuidagi päästekeskne ei tunduks, kas või turvavöö kasutamine autol. Et jällegi, et 90ndate alguses seda võib-olla ei võetud seda väga tõsiselt, eks ju, siis hakati süsteemset tööd tegema, oli konkreetne asutus, kes seda tööd tegi, eks ju, oli vastutaja, ma ei saa sellest teemast ümber, eks ju, ja tänapäeval kõik annavad turvavööd. Ja mis on võtmesõna ja kõik suitsuanduri kasutajad ja kõik turvavöö kasutajad, kui me neilt küsime, okei, seda uuringut vist tehtud ei ole, ma ei tea, ma ei kujuta ette, et keegi ütleks, et ma kasutan suitsuandurit sellepärast, et see on riigi pärast. Või et ma kasutan turvavööd sellepärast, et see on riigi pärast. Ma arvan, et üsna laiades massides on omaks võetud arusaam, et suitsuandurit ma kasutan iseenda pärast ja see ei ole riigi tegemata töö ja turvavööd ma kasutan iseenda pärast ja see pole riigi tegemata töö. Ehk siis, et ma arvan, et umbes samade meetoditega tuleb ühiskonnale seletada rahulikult, kindlameelselt, kindlaid kanaleid kasutades, ka hädaolukorraks valmisoleku tähendust ja loomulikult ei saabu see homme. 5 või 10 aasta pärast, ma arvan, selline valmisolek, kui me tõsiselt tahame sellega tegeleda, siis on ka inimeste peades hoiakud muutunud. Ma tahtsin siin täiendada, et tead, mina tunnen päris mitut inimest, kes kasutab turvavööd just sellepärast, et ta ütleb, et riik sunnib, eks ju, et muidu ma saan trahvi. Ja küllap on selliseid ka nende inimeste hulgas, kes suitsuanduri lakke riputavad. Aga vahet ei ole. Me oleme jõudnud selleni, et suur osa elanikkonnast kasutab neid turvavahendeid teadlikult ja suur osa ülejäänutest kasutab seda sellepärast, et nii peab tegema. Et nende sõnumite kohale jõudmisega ongi nii, et rääkisime enne nende sõnumite viimisest tarkadele ja siis vähem tarkadele, eks. Et osa hakkab tegema sellepärast, et nad on piisavalt targad ja ülejäänud osa hakkab tegema sellepärast, et nii on öeldud, et tuleb teha. Et me saamegi erinevad elanikkonnagrupid täiesti erinevate mehhanismidega, täiesti erinevate sisemiste põhjendustega tegelikult tegema neid samu asju. Et ühed teevad seda lihtsalt oma tarkusest ja teised sellest, et neil on öeldud, et tuleb teha. Aga oluline, et me kõik teeksime ja jõuaksime 10 aasta pärast sellesse punkti. Sest ma ei väsi
oma suurt eeskuju Kalev Timbergit tsiteerimas selles küsimuses, et kõik kriisid jõuavad ükskord kohale. Et me lihtsalt ei tea, et kas meie eluajal, kas meie vahetuse ajal, aga nad kõik vältimatult kunagi kindlasti tulevad. Mis tähendab seda, et kogu selle kaardipaki ulatuses tuleb selleks valmis olla. Ja mis siis meil muud üle jääb, eks? Olla valmis kõikideks meie kaardipakis leiduvateks kriisideks. Lihtsalt on see, et me peame julgema selle kaardipaki ümber pöörata ja vaadata nagu tõele näkku, et milliseid kriise kõiki selles sisaldub. Sest olgem ausad, me oleme ju ka teinud teatavate prioriteetide alusel valikud. Et kommunikatsioonis ei saa rääkida korraga kõigest. Sa pead tegema valikud, et sa räägid see 5 aastat intensiivselt turvavöö küsimusest, eks ju. Ja siis 5 aastat räägid intensiivselt suitsuanduri küsimusest. Et me peame tegelikult võib-olla tempot tõstma ja jõudma järgmiste võimalike ohtudeni natuke kiiremini kui praegu selle esimese 25 aastaga. Aga mina tunnustan teid selle eest, et meil kõigil on suitsuandur igas toas. Ja see valikute tegemine, ma lihtsalt ka veel täiendan, valikute tegemine ongi nagu oluline, et täna võibki juhtuda see olukord, kus nii-öelda elektriettevõtja räägib nendest ohtudest, mis puudutavad, et mis juhtub siis, kui elektrit ei ole ja teede haldaja räägib nendest ohtudest, et mis juhtub siis, kui teed ei ole sõidetavad ja mida inimene peaks tegema ja nii edasi, nii edasi. Ja lõpuks, kui kõik 20 hakkavad korraga rääkima oma nii-öelda mätta otsast, siis võtke nüüd see vaene kodanik seal teisel pool, eks ju, et mida tema sellest nii-öelda mustrist siis lõpuks enda jaoks välja Ta saab aru, et on ohtlik. Just. Aga ei tee mitte midagi. Jah, kui liiga palju ohusõnumeid tuleb, siis tõesti on see, et tuleb plokk ette ja sa ei tee enam mitte midagi, eks ju. Aga ütleme niimoodi, et küllap leidub ka see, kes vastutust võtaks küll kanda, eks ju. Et see, keda sa otsid, kes dirigeeriks kogu seda koreograafiat, eks ju, et mis hetkel keegi oma sõnumitega saab avalikkuse ette tulla ja kuidas tagada see, et sellest inimene ei järeldaks ainult seda, et Eestis on kohutavalt ohtlik elada. Vaid et teeks järeldused õiged, et Eestis on väga mõistlikud organisatsioonid, kes vaatavad tulevikku ja katsuvad inimestele õpetada, mida teha nendes olukordades, kus need samad institutsioonid ei suuda tagada igapäevast mugavust ja heaolu. Nii, järjekorras on meil Margo. Samast kohast edasi, et nii-öelda see dirigeerimine ja see õige doseerimine, et kuidas inimesed saavad just neid sõnumeid, mida neil vaja on ja kuidas neid targemaid ja vähem terasemaid õpetada, siis ainult selle peale lootma jääda, et me meedia kaudu tilgutame selliseid lihtsaid sõnumeid ja muud sellist, et ilmselgelt sellega me väga paljusid inimesi ei mõjuta. Võime mõjutada mingisugust fragmenti sealt ainult ja mingisugust ühte tegevust. Aga hoopis olulisem inimese sellise teadmiste ja käitumiste muutmisel on nii nagu Naiskodukaitse on välja töötanud ohutushoiu kursuse, et inimest saab, kui tahta, kompleksselt läheneda. Mitte öelda lihtsalt sõnumit, et pane suitsuandur, et pane turvavöö, et kui me tahame talle ikkagi tervikuna mingisuguseid teemasid selliks õpetada koos vajaduse põhjendamisega, et siis me peame natuke rohkem koolitama. Et me ei saa jääda ainult selle peale, et me panime mingid materjalid kuskile, me ju rääkisime enne, kui hooaeg algas, et ärge metsa minge või võtke mobiiltelefon peale või eelmisel aastal alles räägiti, et kuidas te ei mäleta. Et me peame inimesteni jõudma natukene süvitsi. Ja see on palju suurem väljakutse kui see, et kas me hakkame kampaaniaid tegema või mitte. Palju tähtsam on see, et kui palju me suudame leida neid inimesi, kes on valmis koolitama hakkama. Ega Päästeamet ja Naiskodukaitse ei ole ju siin ees niisama, et nad on ikkagi 2 asutust, kes on täna võtnud eest vedada seda teemat, et esiteks oma inimesed ette valmistada, kes on võimelised üldse rääkima elanikele kriisidest. Et niikaua, kui meil ei ole neid inimesi, kes oskavad rääkida, niikaua me ei jõua ka massideni. Enne kui ma annan sõna Airile, siis mulle tuli praegu üks mõte, et
kuidas riik saaks teavituse pealt hulgaliselt raha kokku hoida, teeme valimisseadusesse muudatuse, et kui poliitik postitab valimisperioodi ajal inimese postkasti voldiku või brošüüri, siis ta ei tohi seda muidu teha, kui seal ei oleks üks lehekülg, kus poleks kirjaks nõuandeid, kuidas nädal aega hakkama tulla. Aga Airi. Jah, et põhimõtteliselt sarnane mõte Margole, et olgu ta siis lihtsalt siin niimoodi rõhuasetusega veel peale, et mul on ka ikkagi tunne, et kui me, et see valdkond on nii paljudest nüanssidest koosnev, et kui me iga sõnumi inimestele viimiseni kulutame 5 aastat, et siis me läheb kas või selle naiskodukaitse ohutushoiu kursuse siis nii-öelda selgeks tegemiseni umbes 100 aastat, eks ju, et siin on ilmselt 20 sellist nüanssi, et mis ma ei ütle seda, et neid vahendeid ei peaks kasutama, et kahtlemata peaks kasutama, aga ma jään ikkagi selle oma eelmise küsimuse juurde, et kui meil on olemas kuskil kellelgi, näiteks naiskodukaitsel, näiteks Päästeametil ja nii edasi, on olemas välja töötatud head tööriistad, näiteks siis selle kursuse näol või meie tulevuse mobiilirakenduse näol, et kuidas siis ikkagi need asjad läbi siis ütleme komplekssemalt viia inimesteni, et see tekiks see tahe, et ma ise tahan võtta vastutust, et see, et mulle mingi valmis üks lause või üks tehniline võte näiteks suitsuanduri näol selgeks tehakse 5 aasta jooksul, et see on väga hea, aga see ikkagi kogu seda komplekti selles mõttes ei taga, ehk siis, et kuidas ikkagi süsteemsemalt need välja töötatud asjad viia inimesteni, et need hoiakud ja et me lõpuks jõuaksime selle käitumiste muutumiseni ja et see tuleb inimese tahtest, mitte sellepärast, et seadus nõuab, et kui me ainult sellele loodame, siis ütleme, nii nüansirikkaid asju ikkagi ei ole võimalik päris tulemini viia, ma arvan. Suur tänu, mul on nüüd konkreetne küsimus Margole, et väga paljud inimesed teavad, et juba mõnda aega on kuskil talitanud ja toimetanud selline salapärane ühendus nagu elanikkonnakaitse rakkerühm. Aga võib-olla sa oled nii hea, kasutad praegu võimalust ära lühidalt. Kaua te olete teinud, mida te olete teinud, mida veel teete ja kuhu tahate välja jõuda? Peamine, kuhu tahame välja jõuda, on see, et meil oleks üleriigiliselt arusaadav, kuidas elanike erinevateks kriisideks ette valmistatakse ja kuidas kogu see süsteem, nii kriisireguleerimine kui ka riigikaitsesüsteem omavahel koostöös elanike abistamisele kriiside ajal keskendub. Ehk siis, millist abi inimesed peavad kriiside ajal saama. Ja eks kõige tähtsamad asjad ongi see, et millised on need olulised kriitilise tähtsusega või kriitilised sammud, mida me veel peame tegema. Arvestades seda, et meil on praegu paralleelselt valmis saanud uus hädaolukorra seadus, mis annab asutustele juba päris palju neid ülesandeid, mida paar aastat tagasi suure murekohaga vaatasime, et meil keegi ei tegele sellega. Ja samamoodi riigikaitses eelmine diskussioon ju andis päris palju häid näiteid selle kohta, kus viimastel aastatel on seni eraldatud valdkonnad juba kokku viidud. Nii et see on üks pool ja teine selline oluline asi, mida me tahame ja milleni me jõuame, on see, et elanikele selliseid õppematerjale või selliseid ühtseid sõnumeid kokku panna, et mida inimesed peaksid teadma selleks kriisiolukordades õigesti käituda, kuidas nendeks kriisiolukordadeks valmistuda ja panna asutused koostöös neid samu sõnumeid elanikele edastama, et need on sellised kriitilise tähtsusega asjad. Suur tänu. Räägiks mõne sõna noortest ka. Me oleme siin keskendunud praegu ikkagi nii-öelda sellistele pereinimestele, kes peaksid hoolitsema oma pere eest, aga räägime noortest ja räägime ühest sellisest teemast, mis on mulle väga olulise tähtsusega, et kui ma olin veel riigikaitseõpetaja, siis ma puutusin sellega tihti kokku ja see on õpitud abitus. Et kas meil on homme, räägime selleks valmisoleku kontekstis, kas meil on homme probleem, et meil on hulk noori inimesi, kes siiralt usubki, et verejooksu sulgemiseks on äpp olemas ja kellel tekivad võõrutusnähud, kui internet on 2 päeva ära olnud. Kes alustab? No interneti äraolek on loomulikult väga traumeeriv. Et selles ei ole kahtlustki. Aga kui me vaatame seda, et
siin nädal või 2 tagasi Hommik Anuga pakkus meile suurepärased 3 noormeest Tartust, kes läksid appi terviserikke saanud härrale Tartus bussipeatuses ja tegid seda, mida neile oli koolis õpetatud. Ehk siis alustasid südamemassaaži ja hoidsid selle härra elus kuni kiirabi saabumiseni. Siis nad kirjeldasid, et need keskealised ja vanemaealised inimesed läksid bussi peale, kui buss tuli. Aga nemad käte värinal ja südame värinal jätkasid oma õpitud tegevust. Ma arvan, et see ongi see vastus. Noored inimesed on tegelikult palju enam valmis võtma vastutust nende olukordade eest, kuhu nad satuvad, kui neil on vähegi teadmisi, aga teadmised on nende jaoks palju käepärasemalt olemas kui võib-olla meil omal ajal. Et neil tõepoolest on see äpp, mida tirida kuskilt, neil on YouTube, mida vaadata, neil on olemas koolis kursus, mis neid on tõenäoliselt päriselt aidanud selleks, et see inimene elule jätta. Et mina usun, et interneti kättesaadavus on nende jaoks nii-öelda suurem probleem kui käe külge panemine. Et loomulikult võib nad tituleerida kõik ühtselt lumehelbekesteks, aga me sildistame täiesti valesti, kui me seda niimoodi teeme. Ma jätkan siit, et ma olen hästi nõus Ilonaga selles mõistes, et minu meelest noored on meie jaoks suur võimalus, mitte probleem. Just elanikkonna kaitses. Ja ma kohe seletan, miks. Aga elanikkonna kaitse seisukohalt, või siis nimetame vana nimetusega tsiviilkaitse seisukohast, Eesti ühiskond jaguneb 2. Ühed, kes mäletavad nõukogude aegset tsiviilkaitset ja teised, kes ei mäleta nõukogude aegset tsiviilkaitset. Ja siin tekibki vahe, et kus on elanikkonnakaitse mõistes noored ja kus on elanikkonnakaitse mõistes vanad. Need on need mäletajad ja mittemäletajad. Ja ehk siis need mäletajad, kes mäletavad nõukogude aegset tsiviilkaitset, nendel on väga kõvasti sisse juurdunud need nõukogude aegset tsiviilkaitse tõed, millest väga mitmed olid ka õiged, aga kogu nõukogude aegset tsiviilkaitse ideoloogiline mõte ei olnud ju mitte niivõrd inimest kaitsta, kuivõrd hirmutada teda sõjaohu eest, rääkida, kuidas on paha Ameerika. Noored on võimalus selles mõistes, et nad on täna valge leht. Nemad ei mäleta nõukogude aegset tsiviilkaitset kui mingid hirmutamise vahendid, mis on mingi sõjaga seotud vahend, millest me siin natuke aega tagasi rääkisime, et nii kui me räägime elanikkonna kaitsest, kohe mingi ühiskond tuleb, et kas sõda on tulemas. See ongi see need vanad, Ma ei tea, kas noored küsivad, ma ei tea, kas on küsitlustes hinnatud seda sellisena, et kas noorte inimeste jaoks ka elanikkonna kaitse teema käsitlemine on kuidagi sõjaohuga seotud. Võib-olla ei ole. Et nemad on meie valge leht, nemad on elanikkonnakaitse võimalus. Nendele tuleb suunata õppetöö kaudu, nendele tuleb suunata nende kasutatavate kommunikatsioonikanalite kaudu neid olulisi sõnumeid. Neid sõnumeid ei pea olema palju, loomulikult liigne lihtsustus, võib-olla kui ma tõin selle turvavöö ja suitsuanduri näite, et elanikkonnakaitse muidugi ei ole nii lihtne. Aga me ei tohi kindlasti öelda ka inimestele, et teate, elanikkonnakaitse ja hädaolukorraks valmisolek, see on midagi keerulist. Sest sellel hetkel vastuvõtlikkus lõppeb. Peame ütlema, et elanikkonnakaitse ja hädaolukorraks valmisolek on midagi väga lihtsat. Ja praktilist. Ja praktilist. Tee ära need 3-4 asja ja sa oledki valmis. Ja tegelikult ongi nii, et niisugused kriisid on küll äärmiselt erinevad, valmisolek nendeks on väga universaalne. Kui iga inimene Eestis oleks 3-4 asja ära teinud, kui tema kodu oleks sõltumatu välistest kandjatest, olgu selleks energia, või siis ka toit ja nii edasi, siis sellest oleks juba väga suur osa tehtud. Et noored on kindlasti võimalus ja sealt kaudu hakata kasvatama uut hädaolukordadest teadlikku põlvkonda, et seda tuleb kindlasti kasutada. Margo? Et me põlvkondade vahelise liigendamise juures väga tihti vaatame ainult kõige viimaseid, kõige nooremaid ja kõige vanemaid võib-olla, aga me unustame ära vahepealt ühe väga olulise vanusegrupi. Need on kõik need, kes sattusid koolis käima 90. aastatel. Ehk siis ajal, kus vana asja enam ei õpetatud ja uut veel ei õpetatud, siis sisuliselt meil on umbes 10-aastane lõtk sees,
kus ei õpetatud koolides enesega hakkama saamise seisukohalt, räägime ohutuse, kriisidega valmisolekut, kus ei õpetatud mitte midagi. Tegelikult selline aktiivne, üle-eestiline erinevatel teemadel koolides õpetamine tuli õppekavadesse ja läbi aktiivsete ametkondade sisse ju alles 90 lõpp hakkas tilkuma 2000 ja sealt edasi. Ja need noored, kes täna on noored keskealised kõik, nemad ei ole mitte midagi saanud. Nendele koolis ei õpetatud nendel teemadel mitte midagi. Ja ma arvan, et see on sellepärast üks oluline probleemne riskigrupp, et kui vanad nad praegu on ja kui vanad lapsed nendel on. Et need inimesed ei ole väga paljuski, andke andeks, te olete ju paljud ka siin seas, sealhulgas ma ise natukene. Et need inimesed ei ole ju saanud koolis seda, mida oma lastele edasi õpetada. Ehk siis täna need kõige väiksemad ja need, kes praegu koolis käivad, neid ju me kasutame kõik väga paljuski selleks, et õpetame teatud lihtsad asjad selgeks ja ütleme, mine räägi kodus emale isale ka. Ja sellega me ju saame täna õpetada seda tegelikku kadunud põlvkonda nii-öelda just sellises kriisideks valmisoleku vaatest. Suur tänu! See fraas kadunud põlvkond kõlas äärmiselt melodramaatiliselt, aga mulle meeldis täna üks mõte, mis jäi mul kohe kõlama, et igasugust teadmist või arusaama saab viia inimesteni läbi eluliste näidete. Me olemegi jõudnud sinnamaani, kus me peaksime mikrofoni saatma saali, et sealt tuleks küsimusi, aga enne veel, kui me seda teeme, kui teil on olemas igal ühel tuua mõni eluline näide, kus teie oskused, teadmised või valmisolek on teid reaalses elus mingis olukorras aidanud? Jah, et ma toon hoopis mitte oma isiklikust elust näite, vaid minu ema 75. No tema ikkagi on kogu oma elu ilmselt selles valmisolekus elanud, et 2 kuud saab ta küll hakkama ilma välisabita. Ja mitte ainult sellepärast, et lihtsalt selles eas inimesed või siis nii-öelda on harjunud varusid varuma, aga lihtsalt tema nii-öelda olukord on selline, mis seda tingib. Ta elab Lõuna-Eestis, et seal jätkuvalt on elektrivarustus vahelduva iseloomuga, et veel eelmine aasta oli ta 4-päevane elektrikatkestus, et sellest tulenevalt ja ka sellest tulenevalt, et kuigi ta elab väikelinnas, siis talvisel ajal, kui on teed jäised, siis ta ei käigi poes selles mõttes, et igaks juhuks ei käi, sest muidu ta ilmselt murrab mõne luu, mida on ka juhtunud mitmel aastal. Ja selle tõttu tal on alati igaks juhuks nädal või 2 või 3 varu põhimõtteliselt olemas. Ehk siis, mis ma nagu öelda tahan, on see, et on küll veel seda teadmist ja ka seda käitumist täiesti olemas, ja ma arvan, et see Lõuna-Eestis ka inimesed, kes ei ole 75 pluss, on niisuguse iseseisva hakkamissaamisvõimega nii-öelda ajalises võtmes üsna hästi veel saavad hakkama, et ilmselt kõige suurem probleem ikkagi on see nii-öelda linnaühiskond, kus on ka tehnilised vahendid palju kehvemad alates sellest samast kaevude puudusest ja nii edasi, eks ju. Kui ma järgi mõtlen, ma väga midagi ei suutnud välja mõelda, aga ütleme nii, et see, et mul autos on talvel lumelabidas, siis see on küll abiks ära kuulunud sellises kohas, kus tuleb pärast välja, et vahepeal lund nii palju sadanud, et autorattad käivad ringi ja on vaja kaevata ja nii edasi. Et sellist kriisideks valmisolekut pigem mitte. Küll aga olen saanud kasutada muid selliseid õpitud asju nagu esmaabi andmist ja muud inimeste aitamist, et neid asju on küll elus ette tulnud. Ja ma midagi väga kongelaslikku ei ole ette näidata, aga mulle tundub, et tegelikult see kriisikommunikatsiooniks valmisoleku baas või see, et ma usun, et olevat üks nendest inimestest, kes on sisuliselt läbi mõelnud kriisikommunikatsiooni olukorrad, et need ei ole kasutatavad mitte ainult
ainult suurõnnetuste puhul, vaid tegelikult need on väga paljudesse eluolukordadesse üleviidavad, väga paljudesse teistesse kommunikatsiooniolukordadesse üleviidavad ja tegelikult on õpetanud väga kenasti deeskaleerima mitmeid olukordi, mis vastasel juhul oleksid võinud käest ära minna ja põhjustada suuri kahjusid. Mitte ainult inimeste elule ja tervisele, vaid kindlasti ka looduskeskkonnale ja majandusele. Et tegelikult kriisiteadmised on mingis plaanis väga universaalsed ja väga laialdase kasutusalaga. Et tasub selgeks tegemist. Minul on küll üks hea eluline näide, aga see ei pärine mitte minult endalt, aga pärineb minu professionaalsest karjäärist. Ja see eluline näide pärineb aastast 2005 jaanuar. Kõik mäletate, mis siis toimus. Ja siis oli Pärnus oli üleujutus. Ja siis Pärnus oli seal mitmed staabid olid koos ja minagi olin seal ja kõik, mis ma praegu räägin, Mati Raidma, kes siis oli Päästeameti peadirektor, võib mu sõnu kinnitada. Ehk siis, et küsimus oli selles, et siis käis meeletu operatsioon, käis Pärnu linnas, evakueeriti inimesi, vesi oli tõusnud, elektrit ei olnud, paadid sõitsid ringi, staapides koordineeriti kõike seda selleks, et linnaelanikku abistada. Ja siis oli, ma võib-olla nüüd natukene utreerin, aeg on möödas ka, kui ma mõne fakti vastu eksin, siis antakse andeks. Mingil hetkel staabil hakkasime mõtlema, et kuule, aga huvitav, mis seal Ruhnus toimub? Mingit ühendust, telefoniühendust, mitte midagi. Aga mis seal Ruhnus küll toimub? Keegi teab ka või? Telefoniühendust ei ole, torm, laevaühendust, mitte midagi ei ole. Täielikku vaikust Ruhnust. Ja siis mõtlesime staabis oma linnameeste peadega, et mis nende ruhtlastega siis ikka? Et vaata, nemad on seal harjunud sellise asjaga. Nad on selleks valmis. Ja pean pattu tunnistama, et ega me väga palju selle probleemiga nimega Ruhnu ei tegelenud. Võib-olla peaks praegu ütlema, et tegelesime intensiivselt, aga tunnistan ausalt, et ei tegelenud. Läks mõni nädal mööda ja selgus, et meie hüpotees vastas tõele. Ei juhtunudki mitte midagi. Ruhlastega ei juhtunudki mitte midagi. Mis tähendab, et see on üks väike kogukond, kes oli nii individuaalselt valmis selliseks õnnetuseks, kes oli kogukonnana valmis selliseks õnnetuseks. Ja vaatamata sellele, et nad olid, ma ei tea, mitte päeva, ma ei mäleta enam, aga paar nädalat, kogu ühiskonnast ära lõigatud. Ei juhtunud mitte kellegagi, mitte midagi. Kui me suudaksime kogu Eesti viia samale tasemele individuaalselt ja kogukondlikult, siis ei juhtugi kriiside käigus meiega mitte midagi. Et selline ruhtlaste näide, ma arvan, on üks väga hea mudel sellest, kuidas Eesti tervikuna tuleks hädaolukorraks valmisoleku seisukohalt ette valmistada. Suur tänu. Jah, siis kui valmis oled, siis tõesti juhtu. Mulle meenub kohe lugu oma sõbrast 90. alguses elas ta Lasnamäel ja sisuliselt iga õhtu, kui ta bussi pealt tuli koju läks, tekkis mingi füüsiline seis, millest 2 korda sai ta ka korralikult peksa. Aga siis tulid Eestis müügile pipragaasiballoonid, mida ennem ei müüdud Eestis. Ja siis ta ostis neid kohe 2 tükki endale. Pärast seda ei toimunud tal kordagi ühtegi intsidenti, et keegi oleks tahtnud teda rünnata. Lihtsalt neid ei läinud talle vaja, aga oligi tore, et vaja ei läinud. Nii, aga küsimused saalist näen siin juba esimest kätt. Aitäh. Austatud kuulajad, kui pidada konverentsiks keskkonda, kus arutatakse probleeme ja püütakse probleemidele leida lahendusi, siis konverents algas Tauno Suurkivi esinemisega. Kuigi ta tõstatas probleemi, et kes vastutab elanike kaitse eest. Kuigi sellele vihjasid, et seaduses on probleeme, ka esimese panelisti mõned esinejad, öeldes, et on 5 probleemi, aga 3 seadust ainult. Ja sellepärast ma nüüd küsin Millingu käest eelkõige, vahepeal oli lootus, et Milling võttis nagu probleemi sisse, aga siis viidis jälle sujuvasse vette ja mindi kommunikatsiooni peale, probleemile enam ei pööratud tähelepanu. Kommunikatsioon on järgmine asi. Probleem on lahendamata, siis kommunikatsioon ei aita. Aga kuidas lahendada siis probleemi, ehk küsimus on Millingule, Klausele ja Suurkivile. Kuna valmib elanike kaitse seadus? Kas te teete selle koos
või eraldi, kes võtab initsiatiivi? Aitäh, paluks vastata. Ma siis alustan, et jaa, see probleem meil siin paneelis korraks kerkis, aga ma suht jõuliselt hoidsin fookust paneeli teemal, milleks on elanikkonna teavitamine ja elanikkonna valmistumine. Nagu ma ütlesin, siis jah, on, vabandage minu banaalne väljendus, tõeliselt jama see, et siseturvalisusel ehk politseil, päästel, elanikkonna kaitsel ei ole isegi mitte oma komisjoni Riigikogus. Kes selle eest vastutama peaks? See on ministeeriumite ülene asi. See ei ole ei kaitseministeeriumi, see ei ole ainult siseministeeriumi, see on ministeeriumite ülene asi ja siin juriidilist lahendust, seda peavad juristid ütlema, kas on vaja meil elanikkonna kaitseseadust. Ma arvan, et pigem me saame olemasolevatele seadustele lisada täpsustavaid asju, sest me oleme läinud seda teed, et neid seadusi vähendada, mitte neid juurde toota, sellepärast et toota. Jah, aga parlamendi tasemel näen ma ikkagi probleemi, et riigikaitselisi seadusi menetleb terve komisjon, politsei Päästeamet on nagu vaeslapsed, kes ei kuulu nagu kellegi alla ja elanikkonna kaitsest rääkimata. Et elanikkonna kaitse seadust Eestis kindlasti mingit uut seadust vaja ei ole, sellepärast et Eestis on olemas olnud kodanikukaitse seadus ja see on ajaga kaasas käinud ja selle nimi täna on hädaolukorra seadus, et asi on olemas. Tähtis on see, et ta seoks ja hõlmaks kogu selle valdkonna piisavalt hästi ära ja kui meil on vaja mingeid asju täiendavalt kindlasti seaduses reguleerida, et kindlasti ei ole vaja uut seadust selle jaoks. Olemasolevates seadus on võimalik need punktid sisse panna, mida on vaja kindlasti seaduse tasandil teha. Ma siis ka, kuna küsimus oli kolmene, ma arvan ka, et tegelikult ma arvan, et küsija ei mõelnudki seda, et see peaks olema tingimata elanikkonna nimetuse järgi elanikkonnakaitse seadus, vaid elanikkonnakaitse seadus oma sisult, eks ju. Täpselt, et me just astus jõusse 1. juuli vist, eks ju, uus hädaolukorra seadus, et seda võibki käsitleda Eesti kontekstis elanikkonnakaitse seadusena. Et vahet ei ole, et mis värvi see kass on, peaasi, et kui ta nüüd hiiri püüaks. Aga minu hinnangul jah, on see, et seda hädaolukorra seaduse sisu kindlasti on elanikkonnakaitse suunaline, aga minu arvates täna ikkagi veel kõiki elanikkonnakaitse aspekte ei kata, mida ta võiks ja peaks katma. Eks ju, et seal ongi see sama, mida ma juba viitasin, et minu hinnangul oleks vaja, et oleks selgelt määratletud asutus, kelle igapäeva hool ja mure oleks elanikkonna kaitsmine ja sõltumata siis sellest, kas elanikkond vajab kaitsmist igapäevaste õnnetuste tähenduses, suurõnnetuste tähenduses või lõppkokkuvõttes olgu siis kas või militaarsituatsioonis vajaks elanikkond kaitsmist, kes igapäevaselt selle eest muretseks ja kes koordineeriks ka erinevate mittetulundusühingute tegevust, koordineeriks nende sõnumite edastamist, prioriteetsust ja kõike seda. Ma arvan, et see plokk on täna puudu. Ma olen iseenesest ka sellise detsentraalse mudeli poolt, nagu me täna ütleme, eks ju, et kõikidel asutustel säilivad ka mis tahes situatsioonides nende igapäevased kohustused. See on kõik õige. Aga kui me elaniku koha pealt vaatame, et kui tõesti kõik need asutused hakkavad iga elaniku suhtes ka oma riskikommunikatsiooni, oma kriisikommunikatsiooni, oma seda varajast teavitust, oma koolitust rakendama, siis sellest tuleb välja üks tohuvapohu. Eks ju, et ma arvan, et see osa, ma ei tea, kas ma ametnikuna praegu ületan oma volitusi, aga ma arvan, et see osa on selles seaduses täna veel puudu. Nii, nüüd saab mikrofon läheb sinna. Eesti üks väheseid reaalseid lahingkogemusega sõjakirurge doktor Meren. Aitäh! Terve hommikul oleme rääkinud tegelikult ühel või teisel moel sellest õpitud abitusest. See ei ole mitte Eesti probleem. See on terve maailma probleem. Riikudes laiemalt NATO ringkondades ütlevad NATO eksperdid, et kuulge, teie eestlased, te olete ju nii väike ühiskond, te olete ju tuntuks saanud ühiskondlike eksperimentide korraldamise kohana. Ja sihin oma vaatega proua Ilona poole, et huvitav, kas Eestis oleks võimalik sellist ühiskondlikku eksperimenti korraldada?
vihjata siin Ruhnu jutule, et õpetada kõik eestlased ruhnulasteks omaendaga hakkama saama, sest terviseprobleemide puhul inimesed trambivad jalgu, ütlevad, riik peab minu eest seisma. On tulekahju, las Päästeamet, kes iganes tuleks. On sõjaline rünne, las Kaitsevägi teeb, aga inimene ise kohe kuidagi ei taha vastutust võtta, et mis sa arvad, kes võiks selle teha, mitu rahanumbrit see maksma läheks, mitu aastat see võiks olla, aga me selle taga oleme ju kõik erinevad teenistused kinni. Aitäh! Üks vastaja. Aitäh, Tiit! Väga sarmikas küsimus. Kahtlemata. Teataval määral, nüüd utreerides tõesti, ma võin öelda, et selles sotsiaalses eksperimendis oleme me kõik juba osalenud tükk aega. Et ebapiisavad teenused ühe koha pealt, teise koha pealt, kolmanda koha pealt. Et ega, mis see ruhnulaste fenomen on? Ruhnulased teavad, et te korraks mõtlete seal staabis, aga Ruhnu! Siis mõtled, no Ruhnu on ju. Ja kõik läheb edasi. Et kuna ruhnulastel ei ole isegi illusiooni sellest, et riik tõttaks appi, siis ütleme nii, et ma Eesti rahvalt seda illusiooni siiski ära ei tahaks võtta. Et ütleme nii, et kui ta ikka haige on, siis ma tegelikult ikka väga soovitaks tulla sinna taastava kirurgia kliinikusse doktor Mereni juurde. Ja nii edasi. Et tegelikult mõte on väga sarmikas, aga lõpetaks selle eksperimendi nüüd ära võib-olla. Et püüaks hakata pakkuma ka teatavaid teenuseid ja siis seda omaosalust ja omavastutust tahaks mitte vähendada, vaid ka suurendada. Et siis läheks tõesti nagu paremaks. Aitäh! Sellega tõmban küsimustele vastustele joone alla ja nagu viimasest sõnavõtust jäi ikkagi õhku küsimus, et kuidas paremini on inimestega toimetada. Kas stiilis ninnu-nännu või stiilis uju või upu? Aitäh, järgneb lõuna. Üks tähelepanek veel lõuna osas, et lõuna toimub siis esimese korruse söögikohas. Seal pakutakse praadi, aga te olete oodatud tagasi siis siia üles, siin on magus kohv ja tee. Nii et kohtume varsti. Ja tisu.